tere tulemast taas vaatama Rändajat. Tänases osas läheme külastame Maltal teist saart, Koso saart, kus on ilusaid vaateid ning kus ei ole muidugi nii palju teha kui Malta põhisaarel, aga siiski mõnus rahulik kulgemine. Ei saa küll osta cheap-pileti, 4,65 maksab, aga see on tagasi tulekuga, et sama laevaga saab ka tagasi tulla. Ja laevale saab tulla nii autoga kui ka jalgsi. Ja laev näeb seest välja selline. Siit saab veel üles minna. Siin saab väljas olla, istuda. Ja nagu Saaremaa praamilgi on, saab ka siit igast asju endale osta. Kohvi, saiakesed, pirukad, snäkki. Et isegi õlut saab osta siit. Aga siin on ka jällegi järjekord otsa. Ja laevas on isegi mingi poekene. Väike kiosk, kus saab samuti midagi osta. Ja siin võtta istet ja ma käin praegu siin ringi niimoodi, et filmin ja siis seletan. Inimesed vaatavad imelikult, aga minu eesmärk ongi teile näidata, siin kõike saab. Chipse saab endale siit osta. Chipsihinnad on praamidel ikka natukene kõrgemad kui poes. Vett müüakse ja peakski endale ostma ühe kristallvee Sparkling. Aga jah, selle vee peaks ostma endale ning veel midagi vaatama. No nii, poes sai käidud. Et võtsin ühe energiajoogi ja ühe vee. Ja nüüd ma näitan teile, siin üleval saab Sandekile minna. Kiirpaat on neil täitsa olemas. Et laev näeb välja nagu laev ikka. Midagi eriskummalist ei ole. Inimesed on
ikka väga tuulekartud. No nii, kuidas Kosol liikuda, kui jõuad Koso saarele? Võimalus on takso võtta, aga ma arvan, see maksab mingi hinda. Bussidega, autoga, kui sa tulid autoga siia. Või siis üleüldsegi käi jala. On tervislikum, läheb 0 eurot selle peale ning naudid ilma ning avastad rohkem ja ei pea olema mingi kuskil närvesööbas keskkonnas, kus inimesed mingi trügivad ja kus kõik on mingi, ma pean ka siia bussi peale minema, ma pean ka kuhugi sõitma, onju. Liigu jala eemale, avasta, sest see on ikkagi avastamist väärt kogu see asi siin. Ning selliste asjadega saab ka sõita. Et pagidega, ATV-ga, jalgrattas. Uurime, palju jalgrattarent maksab. No nii. Motorolleri rent on 45 euri või 40 euri. Ja jalgrattas e-paik on 25 euri. Ja teine on 40 euri. Koso saarel on selline imeline koht nagu Miksakava. Siin on tegelikult hästi palju selliseid imelisi kohti, aga see on päevasel ajal üks kõige rohkem käiakse Instagrami pilte tegemas ning ma näitan teilegi seda. See on siis sissekäik. Tuled siit, kõnnid trepist siia ja selline paradiisivaade sellele Miksa Cave Beachile. Et koht on tõesti väga-väga ilus. Koso saar on 67 ruutkilomeetrit. Et üpris väike saar. No nii, tere õhtust, palun vabandust, et praegu nüüd ilma mikrofonita siin teie ees oleme, aga me näeme, tsekkame üle uuenenud Malta. Need on ainsad kohad, kus ma ilma mikrita teile midagi teen. Et 5 aastaga on väga palju muutunud. Aga läheme sinna ülesse, rooftop baari. Tahtsin teiega minna siia ülesse rooftop baari. Aga kahjuks ei saa sinna minna. Nad küsivad sellest raha. Sina tahavad, et sul on kindlasti ülikond, et seekord jääb ära. Kui ühte kohta üles ei saanud, siis siia hotelli omasse sai.
see muidugi ei ole nii uhke vaatega, kui seal üleval võiks olla, aga ikkagi. Everybody watching like we're dancing on the pole. Click, sipping, Henny in the bub, quit blowing my phone, chill, bitch, pulling up.